Aga kuna küsimus on meil olukorrast riigis ja see on lai teema ampluaa, siis ma loen teile ette teie endise koalitsioonikaaslase Raimond Kaljulaidi ühe tsitaadi, kus ta ütleb niimoodi. Kui 2019. aastal oli EKRE valitsuses ja selle ministrid mõnitasid Joe Bidenit, siis oli üleriigiline suur skandaal ja kõik said aru, et see ei ole Eesti huvides. Praegusel hetkel mõnitas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi toorelt Ameerika Ühendriikide praegust presidenti ja tema poliitikat, aga ükski koer ei haugu. Eks see näitab, et meil on Eestis teatud riigiaadel ja seda riigiaadelt ei puutu keegi. No jutt käib sellest, et teie valitsuse liige Jürgen Ligi siin võttis kommenteerida Trumpi algatust Ukraina rahuplaani teemal. Ütleme siis niimoodi, et Ligi liikus mahlas eriti ilkuvalt ja mõnitavalt, ega ta teistmoodi ju suhelda ei oskagi. Ja ma annan siin juures võimalus, et võt, kui siin juba 2019 tuli jutuks ja Jüri Ratase valitsus. Jüri Ratas alailma vabandas. Ta oli kohe niisugune hea mees, vabandas kõigi ja kõigi pärast kogu aeg. Kas te ei tahaks Jürgen Ligi pärast vabandada Trumpi ees? Teil on 35 sekundit aega, et vastake see teine pool ära. Eriti jõuluaeg on väga kena aeg, kus on võimalik ka sugulastega kohtuda ja seda arutada. Nüüd teise poole juurde, mis puudutab Jürgen Ligi Facebooki postitusi, siis neid saab kommenteerida Jürgen Ligi ise.